Tere hommikust, meil on juba siin mitte just nagu supervara, aga 7:30 umbes, 7:26. Ja mul on juba hommikusöök söödud, just nagu nägite, tegin vutimunasid. Ja nüüd kohe võtan oma vitamiinid sisse ja kohviga natukene ootan. Esiteks ootan, kui teised ärkavad, enne kui ma hakkan selle kohvimasinaga müristama. Ja teiseks lasen natukene vitamiinil leida oma kohta. Ja täna meil on siis selline päev, et me peame minema täna ultrahelisse. Et see on kuskil Lasnamäel Medicumi kliinikus. Et lastehaiglasse ei olnudki üldse aega ultrahelisse, nii et pidime minema siis mujale. Aga vähemalt saime kuskile, nii et me peame minema Puusade ultrahelisse, kuigi vist ei ole midagi, aga siiski igaks juhuks kontrollima. Aga kellaajaga on õudselt tobe. See on kuskil 15:40 on see kellaaeg, millal meil on ultraheli ja me peame olema umbes 15 minutit parem kohal. Et see on nagu selline täpselt see aeg, kui ta tegelikult teeb seda pikka lõunaund. Nii et tänane päev saab natukene sassi löödud, kes vaatab, et kuidas moodi me siis teeme, et kas ta üldse täna õue lähebki, no eks näis. Ja kui läheb, siis ta ei saa vist pikka uinakut teha, et võib-olla tund maks. Aga vaatab siis, kuidas see mõjub meie päevaplaanile üleüldiselt. Ja ta nüüd keerab meil siia poole ja üldiselt siia poole ta küll proovib, aga tal ei õnnestu. Ja tegelikult on see aeg, et ta ei taha üldse selline eriti olla, et ta ainult keerab ennast kogu aeg. Õnneks magades ta pole ka huuli keeranud. Ja tal on tekkinud selline punkari soeng, et küljed on paljad ja siis siin on nagu pikad juuksed. Melindal oli samamoodi. Ma panen siia kõrvale pildi, milline ta välja nägi. Punkar. Küljed on paljad ja jah. Eelmises videos ma näitasin, et sain pakist, sellest mingi ürituse pakist, Lambertsi ürituse pakist sain siuksed silmapadjad, et mõtlesin, et proovime siis ära. Paneme siis samale ühed silma alla. Nii. Siin nad siis on. Tunduvad väga hukesed. Ei tea, kas neist on kasu. By the way, täna hommikul läks siis Ali ära, nii et me oleme nüüd üksinda järgmise nädala keskpaigani vist. No mitte üksinda, aga ilma Alita. Ja, me saame kindlasti hakkama. Tere, meil käis just kuller. Tellisin endale Sarast riideid, nii et... Tere hommikust, meil tuli pakk. Ei ole enam hommik, kell on 12. Nii, tuli siis kahes osas, pidi tulema erinevatel päevadel, aga tundub, et tuli kõik korraga ära, nii et ma saan teile siis näidata. Meil on kolmapäev. On või? Ta on teisipäev. Ma juba korraks mõtlesin, et Melinda pani täppi. Nii, avame siis. Mul on siin suht basic asjad, et kui mäletate, siis ma jõuludel tellisin sealt Ralph Laurenist endale pükse. Ma tahtsin heledaid ja mul tegelikult tahaks ka pruune pükse. Aga suurused ei sobinud, isegi kui ma saatsin tagasi ja tellisin väiksema suuruse, ikka oli liiga suur. Et ilmselt ma pean Ralph Laurenist tellima 32 suurust, aga kahjuks nüüd on kõik need püksid otsas, mis mulle iseenesest meeldisid, aga neil on need kõik välja müüdud nüüd. Aga olen otsinud igalt poolt... Melinda, ärge pange tähele, mul on siin energiapalja taustal. Aga olen otsinud igalt poolt ja no ei leia. Siukseid häid mõnusast istuvaid heledaid, ma tahaks nagu siukest mitte nagu lumivalgeid, vaid nagu, inglise keeles on see oatmeal, ma ei teagi, kuidas eesti keeles on. Ta ei ole nagu puhas valge, aga ta nagu siuke kreemikas valge. Ühesõnaga, ja siis pruunid. Nii, aga vaatame, mis mul siin tuli ja kuidas need istuvad.
et paar asja ostsin veel lisaks pükstele. Jaa. Nii, kumba me ennem avame, Melinda? Seda. Selle. Nii, tõmbame siit lahti. See on pakk. Ja see on ka pakk. Vaatame, mis siin esimesena välja tuleb. Selge, ongi ühes pakis on meil püksid ja nagu teate, siis Saral on need hästi tüüpilised need maikad või topid sellest niisugusest libedast materjalist ja siis nad on veel nagu siit rinnaosa on topeltvoodriga, mis on nagu head, kui mõnikord saab ilma rinnahoidjata kanda. Ja siis selline pruun šokolaadivärv. See on suurus S, ma proovin selga ka. Ja siis vaatame, kuidas jääb. Ja püksid. Nii. Püksid said siis sellised ka pruunid, sest ma rääkisin, nagu ma rääkisin. Nüüd ma näen, et siia hakkavad udemed külge, aga võib-olla see on praegu, võib-olla ta nii kergesti ei jää, ma ei tea. Ja nad on siis suht sirge lõikega peaks olema. Wide leg on siis laiad sääred ja peaks olema kõrge pihaga ja suurus 36. Jaa. Nii, siis proovime selga kohe. Nii, ma proovisin nüüd selga ja topp on nagu, Melinda, palun. Topi kvaliteet on teada, et kuidas ta istub selles, mul ei ole nagu midagi öelda, aga püksid, nad on tegelikult päris head ja päris laiad on. Et ja aga see vöökoht nagu natuke tahaks, et oleks rohkem sissepoole. Ma loodan meil natuke kõhust kaalust alla võtta. Et praegu veel on siin seda lisarasva kõhu peal. Aga iseenesest nad on mugavad ja ma arvan, ma need jätan. Et ma otsisingi nagu kodus igapäevaseks, ma ei tea, poes käimiseks, mis iganes käigud maal käimiseks. Et selleks on ideaalsed ja jään rahule. Ja pikkus on, nad on küll natuke vastu maad, te siit ei näe. Nad on vastu maad, nii et ma võin arvestada sellega, et ma võin panna mingi platvormid või midagi jalga siis kõrgema tallaga ja latsid. Et olen rahul ja siia tegelikult kannataks ka vöö peale panna, kui mingi valge topiga kasutada. Nii, avame nüüd siis selle teise karbi. Miki vete. No võt, väike üllatus ka, ma ei mäletanud, et ma olen. Okei, nii. Siis ma hakkame siis järjest vaatama. Ma võtan äkki need püksid esimesena. Täpselt sama lõikega püksid, aga siis see oatmeal värvus. Ja mis suuruse ma need võtsin? Ka 36. Ma panen selga, aga suure tõenäosusega istuvad natukene vööst, aga saab ilusti. Et ai. Miks see mingi sinine joon on? Vaadake. Nagu mis mõttes? Siin on näha, et see on vist õmblustöö. Mis mõttes? Siin ka. Mis mõttes? Siin ka. Nagu mida hekki? Kaua ma otsin oma valgeid või see neid oatmeal pükse siin ka. Äkki see tuleb pesus välja? No mis asja, vaadake Sara kvaliteeti. Mis asja? Mis asja? Kui kaua ma olen endale otsinud neid pükse ja ikka mingi jama. Kas need tulevad pesus välja või? No õnneks nad ei maksa mingit hingehinda. Ma usun, et tuleb pesus välja. Need on mõeldud selleks. Ilmselt. Nad ei maksa hingehinda. Nad maksid 40 €. Et okei, paneme silma kinni siis. Ma panen varsti jalga need. Aga ma veel võtsin sellise topi. See peaks olema, kui ma nüüd õigesti mäletan, see oli minu meelest, kohe vaatan materjali, kas see oli minu siidisegu? See pidi olema siidisegu.
ei ole. Cotton on ja elastaan. Aga noh, tundub ka selline basic, millega kodus lihtsalt olla. Natukene midagi ilusamad kui lihtsalt sellised tavalised mekad. Nii, ja mis... Melinda, näita mul seda. Siis mul on selline musta võtsin, seal oli vist šokolaadi ka. Selline S-suuruses, selline topp, millel on siis õlad jäävad paljaks. Jällegi, ma ei tea, siuke midagi teistmoodi. Ja see on küll vist Cotton 100%. Katsudes tundub nagu, et oleks. Viskoos, elastaan, polüesterpolüamiid. No see on mingi täielik segu, aga tundub siuke pehme. Melinda praegu ära kõbiste. Ja siis võtsin nagu sellise väga... Ma olen natukene skeptiline selliste lõigetega. Mis suurusi ma võtsin siis, mulle tundub, et no vaatame seljas. Aga need lõiked, ma ei ole kindel, kuna minu meelest on mul suht nagu laiad õlad puusade suhtes nagu. Et siukest tüüpi särgid ja kleidid nagu, ma ei tea, minu meelest nad kuidagi rõhutavad mu õlgu veel suurema, laiemaks. Et, aga vaatame, sest mulle see kleid nagu hakkas väga silma. No vaatame, kuidas ta siis seljas on. Ma panen praegu selga siis, ma viskan omale praegu selle topi ja siis panen valge pluusi ja valged püksid. Nii, see topp on mul seljas. Ma olen väga meeldivalt üllatunud. Väga okei näeb välja. Ja ilusti hoiab sind. Vorrukad on pikad ja hoiab ilusti nagu kehasse. Väga äge. Ma võiks panna selle pükste sisse. Oleks parem. Väga kena topp. Ja maksis, ma ei teagi, ma usun, et ta ei olnud väga kallis. Väga kena. Nii, ma panen nüüd valge topi ja valged püksid. Nii, ma olen nüüd pannud selle topi selga. Selle topiga ma olen ülirahul, minu meelest nii naiselik. Ma peaks vaatama, kas on teisi värve ka. Et kui on, siis ma võtaksin teisi värve ka. Ja võib-olla isegi ta sama värvi veel endale varuks. Väga ilus minu meelest. Sobib nii ilusti. Väga mõnus on ka seljas, kerge selline. Aga püksid. Ma jälle ei ole kindel. See vöökoht nagu heledate puhul hakkab nagu palju rohkem silma, et ta ei ole tegelikult päris ümber. Ma tahaks, et ta oleks nagu ümber. Praegu ta on lihtsalt mugavalt on nagu olla, aga ma tahaks, et ühed püksid oleks nagu mega ilusti istuksid. Et vaatame kaugemalt. Et ma ei tea jälle, ma vist saadan tagasi. Ma vaatan pärast video pealt, vaatan, kuidas nad istus, ma praegu ei näe. Aga ma ei tea. Plus on need õmblemisest jäänud triibud, et nad ei ole nagu ilusti puhtaks pestud. Kas neid üldse on pestud? Ma ei oska öelda. Ma olen natuke pettunud. Need pruunid ma jätan, aga nendega ma ei ole kindel. Ma tahaks. Ma nägin veel About You's ühed, Levisel olid ka ühed, mida ma võiks äkki proovida. Äkki ma teen About You'st ka tellimuse ja saadan need tagasi. Ma arvan. Nii. Muidu see topp maksis 20 euri, 19,95. Need olid 40 euri ja see topp maksis 17,95. Selle raha eest on seda toppi küll ja veel. Nii, et seda ma võtan küll, ma arvan, juurde. Nii, ma proovin nüüd seda valget kleiti. Nii, ma panin nüüd selle kleidi. Ma ei ole kindel, kas siit paistab läbi. Ma võtsin pesu alt ära praegu. Aga ta on suht nagu väga täpselt mul rinnust praegu. Jälle ma ei ole kindel, kuidas need õlad nagu kas need õlad tunduvad liiga laiad nagu või? Minu meelest seda, ma ei tea, et see vist on mulle väike sellepärast, et kas see on mõeldud nagu kinni panemiseks või äkki võiks seda kuidagi lahtiselt kanda. Niimoodi. Ei, nüüd vist ei saa, ei ole ilus vist niimoodi. Äkki niimoodi. Niimoodi on nagu mugav tegelikult. Tegelikult see on nagu, ma ei tea, kui palju see välja läbi paistab siit. Et pesu ma küll siia alla ei mahuta enam.
et siis läheb küll kitsaks. Praegu nagu tundub või äkki nagu ei, ma ei oska öelda. Tagant on ka niimoodi. Tegelikult on nagu huvitav kleit. Teate, ma vist jätan selle, siis mul on midagi niisugust sedamoodi kleiti ka. Vot. Aga need lähevad tagasi kahjuks. Nii et ma olen jätkuvalt seda tooni pükste otsingutel, mis oleks ideaalse istuvusega. Nii et proovin vaadata sealt Levise Texat siis About just tellida. Mul on nagunii vaja spordijalatseid ka, et ma vist tellin spordijalatseid ka About just. Nii et kommenteerige alla, kuidas teile minu seekordne sisseost meeldis ja kas isegi kaalute isegi midagi siit endale võtta. Aga jah, selline oli minu haul. Nii, haulikene teile sai tehtud, pärast pakin selle püksid ära ja võib-olla saan siis ka, ma ei tea, sõltub, et ma lähen nüüd Penelopega Lasnamäele kella 3 paiku, 3 läbi. Et praegu Herman läks tegema väikest jalutuskäiku, et ta saaks mingi natukene pikema uinaku teha kui pool tundi. Et ta on kella 9 tagasi ja mul ongi ainult pool tundi, et süüa teha. Ja mul on plaan täna teha siis kanakarrit, et mul on siin broileri filee sisetükid ja broileri rinnafilee sisetükid. Siis mul on herned siin, sibulat pean hakkima, mul on karrit ja mul on no ma ei tea, ma vaatan, kas ma kasutan koort või midagi, et teha seda kreemisemaks. Aga hakkame ruttu toimetama, sest aeg on piiratud nagu alati. Nii, et ma siis ikkagi otsustasin teha piimaga, et ma panin siis, kõigepealt panin sibula, siis panin oliiviõli panin ennem, siis panin sibula, natuke praadisin, siis ma mõtlesin, et panen natuke rohelist ka peale herne, et ma leidsin, mul oli natuke brokolit kapis, et hakkisin brokoli väikseks, panin siia ja porrut oli mul väike tükk, hakkisin ka ära siia ja kana panin ennem, eks ole, kana tegin nagu enam-vähem pruunistasin läbi ja siis nüüd ma ootan, et hakkaks niimoodi podisema, ma arvan, natukest aega lasen podiseda ja siis peakski valmis olema ja maitsen ka, et kas on vaja karrit lisada või soole või pipart. Et ilus selline värviline roog. Ma märkasin, et mul on peeti veel kapis, et tegelikult selle kuupäev on eilne kuupäev, et ma peaks selle sapp ära tegema nii, et ma teen riivitud peedisalatit küüslauguga ka kiiresti. Tere hommikust, sõbrad, jälle on meil käes juba kolmapäev ja me nüüd kohe jõuame maale. Õnneks Penelope magas terve tee ja Melinda oli ka tubli, vajub ka ära juba. Aga me nüüd kohe 5 minutit pärast jõuame ja veedame siis terve päeva siin maal, vaatame, kuidas meil läheb. Mul on auto on igasugu asju täis, et lastega siis peab igasugu podinaid kaasa tassima. Vanker ja vankrikorv ja turvatuul ja siis on mingid varuriided ja mähkmed ja igasugu asju. Aga kuna on talv ka vaata, et siis peab ju võtma igasugu paksused riided, et autosse me kõike ei taha selga panna, muidu meie palama hakkab. Aga siis kaasa nagu need veel soojamad õueriided ka. Nii et sellepärast nagu on ekstra palju asju. Aga kohe varsti jõuame ja rõõm on oma lemmikuga. Jaa. Ise rüstisid või? Ei.
tere sõbrad, ma olen nüüd jõudnud õue Penelopega tiirule ja mõtlesin, et natuke räägin oma kodupaigast, oma lugu. Et mina olen siis Juurust pärit, Raplamaalt ja just kõnnime praegu läbi sellest Juuru bussijaamast ja lihtsalt mulle meenub, kuidas ma olen seal aastaid ja aastaid seal oma aega raisanud ja bussi oodanud, et bussiga sõitsin siis Raplasse kooli ja käisin Rapla ühisgümnaasiumis, täna enam seda kooli ei ole seal Raplas, aga bussiga sõitsin ja lihtsalt mul meenub kui ma seda bussi ootasin, ma nii tohutult raiskasin aega, tollel ajal ei olnud nutitelefone ja minu arust mul ei olnud üldse mobiili sellel ajal. Seega lihtsalt tühja istumine, tunde oodata bussi. Okei, siin ma nagu ei pea nii kaua ootama, siis ma saan lihtsalt õigel ajal kodust välja minna, aga et Raplast pärast tagasi tulla, et siis need bussid ei käinud iga 6 minuti tagant nagu Tallinnas. Need käisid võib-olla paar korda päevas, mingi 3-4 korda päevas. Ma arvan midagi sellist. Nii et vahel, et lihtsalt Raplas käia, mis on siit mingi circa 10 kilomeetrit, sul kulus lihtsalt terve päev. Et koolist siis koju tulles ei olnud alati niimoodi, et sai kohe bussi peale, et pidi ikkagi mitu tundi ootama. Olenes ka, kui pikk või kui lühike päev oli koolis. Aga jah, et siis ma nagu mõtlesin endamisi, et kui ma saan kunagi suureks, siis ma ostan endale auto. Ja minu unistus oli osta just BMW. Ma ei tea, miks mul see BMW unistus oli. Aga et mina ostan endale auto ja ma ei hakka elu sees enam bussidest sõltuma ja bussigraafikust. Ja nii läks ja ma ei ole nõus loobuma sellest. Ja ma ei taha sõita bussiga sõitmiseks. Ma tean, et seal on nagu see keskkonnamõju ja kõik see, aga ma sain nii suure trauma lihtsalt sellest, et kui palju ma olen oma aega raisanud bussijaamas istumisele. Et jah, ja siis ma juba otsustasin, et mina ei tee seda enam mitte kunagi. Ma mitte kunagi ei kavatse enam bussigraafikust sõltuda. Vot ja nüüd ongi nii, et mul on auto ja ma olen selle autoga nagu hästi kategooriline, et kui ma olen kodus, ma tahan, et mul oleks auto alati, kuigi ma võib-olla ei sõida iga päev autoga. Mul on lihtsalt see vajadus tunda nagu vabadust selles mõttes, et kui mul tuleb tuju, et ma saan kohe minna. Et mul on nagu see teema ja see mul siiamaani. Juuru on huvitav koht veel selles mõttes, et ta tegelikult on nagu pommiauk. Keset, siin on soine maa ja selline naljaga mõeldes pommiauk. Tegelikult ei ole. Tegelikult siin on nagu ajaloo mõttes on ka väga huvitav koht, sest ta asub väga lähedal Mahtrale. Ja ma usun, et iga eestlane teab, mis koht on Mahtra. Et Mahtras oli siis talupoegade ülestõus ja see on siia väga lähedal. Et jah, selline ajalooline koht ja siin on tegelikult ka Mahtra talurahva muuseum, võib-olla keegi on käinud siin ja Juurus. Ja siis on siin ka üks minu teada vanim säilinud kõrtsihoone, mis on kusjuures mu vanemate kodule väga lähedal, et aknast näeme seda hoonet. Et seda saab ka külastada minu teada. Kokkuleppel saab vist seal ka mingeid üritusi, sünnipäevi korraldada. Et selles mõttes on ka ajalooliselt huvitav koht. Nii palju kui mina tean, siis vist Nõukogude ajal oli siin kasvatati vilja, ma arvan, see vist ilmselt oli igas Eesti külas, et kasvatati vilja, loomi, et siin olid mingid majandihooned on siiamaani, aga nendest on siis, nad on nagu leidnud omale mingid teised funktsioonid. Ja Juurus on 2 kirikut, üks, mis on siiani tegus, on siis Juuru Mihkli kirik vist. Sellel on siis selline punane katus, see on nagu Juuru selline, minu meelest selline sümbol, et selle järgi enamus inimesi nagu teavad Juurut minu teada.
aga meil on ka sihuke vene õigeusu kirik, mis juba minu lapsepõlvest oli ta juba Varemetes. Me jõuamegi kohe selle juurde, et juba minu lapsepõlve ajal ta oli Varemetes ja sinna ei tohtinud minna. Aga ma tean, et mõned ikkagi käisid seal, et sealt sees, aga ta on tegelikult varisemisohus. Ja kohe näitan teile ka seda. Et siin on see kirik. Mu õde on seal sees käinud, ta ütles, et seal on mingid laemaalingud ja asjad, et aga ta on jah selline Varemed. Ja siin on sild ka, et see on varisemisohus. Aga mina mäletan teda kogu aeg selliste Varemetena. Võib-olla tal olid veel need tornid alles, enam neid ei ole, üks on ainult jäänud siin. Aga jah, see on siis Juuru õigeusu kirik. Ja siin on kaalumaja. Ja siin oli kunagi kuivati. See vist on, mul on ka tunne, see vist on tänapäeval ka kuivati. Näeb nagu välja seda moodi. Aga vanasti oli sealpool. Et kui mina väike olin, siis minu isa oli põllumees. Käis Juuru kõige suurema kompaniiga põllu peale, mina sain temaga kaasas käia. Siin oli siis nõukogude ajal oli tankla, Juuru tankla, mis enam ei tööta juba ammu. Aga mul on veel mälestus sellest, kui isa siin tankis. Meil oli siis vist Žiguli oli, meil oli helesinine Žiguli. Ja siit nüüd seal taga mingisugune hall, kaarall. Ja seal taga tegelikult kunagi oli üks suur asfaldiplats, kus isa andis mulle, mu sõbrannaga andis meile auto ja me võisime seal platsi peal autoga sõita, aga meil oli lubatud kasutada ainult esimest ja teist käiku vist manuaaliga. Ma arvan, me võisime olla mingi 13 äkki, 12-13 aastased ja isa andis meile auto niimoodi ja vahel andis isa sõber. Ja me kahekesi mängisime selle autos, tegime kordamööda lihtsalt ringe ja tiirutasime. Ja see on nagu kinnine ala seal. Ja nüüd on seal selline tehas nagu minu Arko Vara vist, jah. Palkmajasid ehitasid ja minu teada nende peamine klientuur on Rootsi. Aga minu teada siis see Arko Vara andis nagu enamus või väga suurel osale Juuru elanikest andis tööd. Ja Juurus on ka mõis. Ta on mingi siuke väga tagasihoidlik mõis. Ja väike mõisapark on siin, aga see mõis minu teada laguneb lihtsalt. Ma vaatan, kas ma saan sinna ka ligi, et siis teile näidata. Nõukogude ajal töötas see mõis haiglana. Ja minu arust mu isa vist sündis seal haiglas. Ja vaatame siis, kas ma saan seda ka teile näidata. Ka Juuru mõis on nüüd see tagumine, see valge hoone seal ja on näha, et uksed, aknad on kinni löödud. Ma julge sinna lähemale minna, sest seal on inimesed, siin kõrvalmajas elavad inimesed, äkki on koerad lahti, et siin on väga tihti niimoodi, koerad on lahti ja mina ei tea, mis need koerad teha võivad. Aga jah, seal on siis see mõisahoone ja seal ta siis ongi.
on siin kell juba saamas 4:30. praegu annan Penelopele süüa. Penelope tegi oma uinaku ära. Isegi Melinda jäi magama kelgu peale õues. Naljakas. Ta tavaliselt meil lõunaund enam ei maga, aga ma ei tea, miks ta magama jäi õues kelgu peal. Igal juhul jah, et ma arvan, kuskil poole tunni pärast võib-olla liigumegi, et mul ema läks korraks tööle, et ta tuleb äkki tagasi veel varsti jõuab, et loodetavasti veel näeme. Isa tuli koju ja nägin isa ka, pole mitu kuud näinud. Aga varsti liigume. Oli tore maal käia.